Käimas on siis esimene game täna 3. mängust, mida me üle kanname. Ilusti mängitud Ivanovi poolt ja tasamäng. Ja Vladimir Ivanov, keda praegu nägite aktsioonis punkti võitmas 4. asetusega Pahv Openil Pärnus. Ja vastane tal venelane Ivan Kahhov. Ja serv ja edu paljal. Väga hea tõrje, sealt enam Kahhov ei jõudnud korralikult pallini, mäng tasa. Peab mainima, et Pärnus oleval turniiril siin on pealtvaatajaid vähemalt kindlasti mitte vähem kui Tartus esimene nädalal ja ka Tallinnaski. Et sõltumata siis tööajast on inimesed tulnud siia juba mõned tunnid juba mänge vaatamas. Ja nüüd Kahhov lööb hea servi. Pärnu tennisäälis Tammsaare puiestee ääres. Korralik tennishall ja siin on paras sellist ka rahvusvahelist võistlust pidada. Laste rahvusvahelisi võistlusi on siin peetud, aga täiskasvanutel on see esimene. Ja lõpuks Vene mäng ikkagi hoiab oma servi ja 1-0. Vahetus ja servima asub Vladimir Ivanov. Kaotusseisust 0-1. Väga hästi mängitud. Mõlemil seni Eestis peetud turniiril on Ivanov jõudnud veerandfinaali, seal pidanud vastase paremaks tunnistama. Ja ega see teekond ei ole lihtsam ka siin turniiril. Loodame, et äkki Pärnus siis tuleb veidi parem tulemus. Suvel Estonian Openil Kalevi tenniseklubis ta esikoha võttis. $30. Lihtsalt eksis praegu 30-15. Vastane Ivan Kahhov on 606 maailmas ja ega ta kõrgemal pole ka eriti olnud. Sisuliselt nädal tagasi oli ta maailma 604 ja on võitnud ka ühe turniiri sel aastal, Futures turniiri, analoogset tüüpi turniiri, mis praegu käimas ja see toimus Liiva väljakutel Kasahstanis. Paaris mängus on tal turniiri võitja märksa enam. 2013 lõpetas ta 1003. mängijana. Tegelikult tegemist on 18-aastase mängijaga alles nüüd. Seetõttu tal ka mängi ajalugu ei ole väga pikk. Treener on tal nime järgi võttes siis kas hispaanlane või vähemalt hispaaniakeelsest keskkonnast. Salvador Martínez. Vasakukäeline. Ja serv Ivanovilt ja 40-30.
ja kindlalt mängitud Ivanovi poolt. Vormistas geimi võidu ja 1-1. Täna mängitud esimese ringi mängudest on võitnud rootslane Jakob Akta-Tusson Arenas Gualdad Hispaaniast 6-4-6-2, hollandlane Jelle Sels prantslast Artur Mitardi 6-2-4-6-6-1, venelane Jevgeni Tjurnev oma kaasmaast Ilja Lebedi 3-6-6-2-6-1, Jannik Maaden Saksamaalt Mattias Siimelt 6-2-6-1 ja Jan Sabanin Werneri Toomi 6-1-6-4 ning Lukas Mugevitšus just äsja Hendrik Innot 7-5-2-6-6-0. Nüüd vastasel läks keeled vist läksid katki või ei läinud, lihtsalt eksis. Ja 0-15. Pooleli käimas mängus Richard Musaev, Deniss Kaprits, seal Musaev võitis 7-6 esimese seti, teises on 1-5 taga ning üks mäng jäi pooleli, kus Christopher Solberg sai loobumisvõidud kaasmaalselt Jesper Burströmilt. Istis tasa ja sellisest positsioonist lõi praktiliselt taha joonele vastane Rabaku. Palju ei puudunud, et ta oleks eksinud. Tõrje viga 30-15. Ivan Kahv, vabalt, mitte Kuhhov, ütlesin valesti. 3 mängu peeti ka juba eile. Nendes mängudes võitis Tom Schönenberg Saksamaalt Andrei Vassilevskit Valgevenest 6-3, 6-4. No on selle lihtne viga Kahhovilt ja 30 tasa. Ja Vitali Kozjukov Venemaalt võitis rootslast Markus Erikssoni 6-2, 6-4 ning Vladimir Poljakov, 4 mängu mängiti eile, jah. Vladimir Poljakov Venemaalt võitis rootslast Jonathan Mridhat 7-6, 6-2 ning turniiril teisena asetatud nüüd topelt viga venelaselt ja murdepall Ivanovile. Siis Viktor Paluda teisena asetatud Venemaa esindaja võitis Iisraeli mängijat Daniel Tamiri 6-7, 6-2, 6-0. Nüüd 4 16 hulka pääsenud selgitati eile välja. Täna mängitakse ainult üksikmäng ja siis homme jätkatakse ka paaris mängudega. Ja siis üksikmängu 8. finaalidega. Õnnega pooleks ja teine serv sisse läks. No, eksib. No. Nüüd tasa. Järjekorne teine murdepall Ivanovil. Ja Ivanovil õnnestuski vastaserv murda. Ja Ivanov läheb juhtima 2-1. Esimene set. Tuletan meelde, et ülekanded, mida te olete nüüd 3. nädal, saate jälgida tenniseturniiridelt ja ühtlasi ka
suvel olevatelt turniiridelt, nii Eesti meistrivõistlustelt kui ka muudelt rahvusvahelistelt võistlustelt, ITF-i turniiridelt on tenniseliit panustanud sellesse, loodetavasti ka järgmine hooaeg seda tehakse. Nimetatud turniirid siis koostöös Delfi TV-ga on ülekanded ja vähemalt oleme püüdnud igal juhul üle kanda eestlaste üksikmängud, ka mõned paarismängud. Seega ülekandeid seda rohkem, mida kaugemale Eesti tennisistid jõuavad. Tänase seisuga on Pärnus toimub Paf Openil jäänud veel kaks lootust meil üksikmängus. Ivanov käimas olevas mängus ja siis järgmine mäng peale Ivanovi mängu, kus tuleb võistlust tulla Anton Pavlov. Need pikk tennisepäev täna. Out. 15-0. See serv loeti äsaks. Vastane küll kahtleb, kas see nüüd oli õige pall või mitte. Igal kirja läheb esimene äss Ivanovile 40-15. Supermäng. Neist keerulise palli sai veel Kahhov kätte, aga Ivanov oli valmis ja seis on 3-1 esimeses setis Ivanovi kasuks. Ja super. Loeti, jah, siis Ivanovi pall loeti out'i kahjuks, jah, 30-0.
hästi mängitud Kahhovi poolt. 40-0. Out, 40-15. Kindel game'i võiti Ivan Kahhovilt ja 6-3-2 Ivanovile esimeses setis. Näitas oma võimu selles game'is Vene mängija. Viisteist 0. Pallivahetus, mis lõppes Ivanovi lihtveaga ja 15 tasa. Hästi mängitud. 30-15.
viga. Kõige õnnestunud löök, võib-olla venelased, millest ta võrku tuli, aga Ivanov ei kasutanud seda ära, nii et 30 tasa. Nelikümmend 30. Viga. Kein Ivanovile pikim pallivahetus selles mängus. Pommitasid edasi-tagasi. Ivanov survestas rohkem vastast ja lõpuks siis ka Kohhov eksis. 4-2 Ivanovile. Ilusti mängitud väga peenelt. 0-15. Võrreldes eelneva kahe mänguga siin tempo palju kõrgem. Ja. Veidi forsseeris üle Ivanov. 15 tasa. Ei õnnest. Vale otsus. Kohhovelt ja 15-30. Ei olnud see koht tegelikult, kus lühikest palli lüüa võrgu taha ja eksis.
hästi mängitud, 30 tasa. Ai kui kahju. Jaa, 40-30. Ja teine viga järjest Ivanovilt. Game Kahhovile, kuid Ivanovi edu veel püsib, 4-3. Viisteist nüüd. Lõi praegu pildi joone peale ja hea löök oli, 30 nüüd. Ai kahju. 30-15.
40-15. ilusti mängitud ja 5-3 Game Ivanovile. Seti kulminatsioon lähenemas. Suuri probleeme pole Ivanov siiski. Ivanovil pole näha selles mängus seni. Ja nagu oleksime ära sõnunud 15-0. Küll ei võtta. 30-0. Ei, selles game'is ei kuidagi ei lähe. See mäng Ivanovil 40-0. Ei. Tahtis peenel sinna võrgu taha mängida ja ebaõnnestus. Selles game'is Ivanov tegi, vastane oli sitke ja kannatas nii kaua ära, kuni Ivanov tegi vea ja 5-4 Ivanovile esimeses setis. Saab servida seti võidule.
selle seti. Otsustavat game'i alustab Ivanov. 5 punkti võiduga 15-0. Ja kuidagi lihtsalt see game on kulgenud. Serv, vastase tõrje viga ja 40-0, 3 sett palli Ivanovile. Ja ilusti mängitud ja 6-4 avasett Ivanovile. Jah, vastane on selles mõttes Sitke suudab ka päris pikki pallivahetusi ära pidada, aga sellist ohtlikkust ei ole. Nii game on ta servinud ilusti ja siis ja võib-olla see on natuke andnud talle mingeid võimalusi. Aga relva ma küll seni väga ei näe. Ivan Kahhul oleks mingit tõsist relva Vladimir Ivanovi alistamiseks. Algab teine sett ja servib Ivan Kahhov. Nüüd lõi punktiks ka palli. Just enne sai öeldud, et vinnereid ei olegi nii palju olnud enam, siis seti algus on muljetavaldav.
30-15. Teine äss selles skeemis. Ja Kahvo hoiab oma servi kindlalt ja läks juhtima teise setis 1-0. Ja äsja lõppes üks teine mäng ka Denis Kaprits. Võib-olla veidi üllatuslikult võitis Richard Musaevit Venemaalt 6-7, 6-2, 6-2. See mäng kestis seal tõesti väga kaua. Ligemale 3 tundi. Või 2,5 tundi vähemalt. Topeltviga, jah. Ja oluline punkt, sellepärast Ivanov ka võitles lõpuni ja võitis, mis ta võitis. Punkt Ivan Kahhovile ja 0-30. Nii et ja esimene servi game teises setis on praegu ohustatud. Ja supermäng Ivanov 11-30. Lihtviga Vene mängilt 30 tasa. Hea serv ja 40-30.
pääses väikse ehmatusega ainult. Ivanov oli 0-30 taga oma servilt. Edasi 4 punkti järjest ning 1-1. Teist. Ja. Äss. 15 tasa. Kahvilt 5 äss. Ivanovil siin ainult 1 äss olnud. Murdepalli poole Kahvil veel kordagi sellel mängus. Teiselt servilt äss, nii et 6 äss. Korralik serv ja 40-15. Ei taha joonele ilusti ja 40-30. Kaks-üks Kahhov ees teises setis.
Ivanov servib nüüd seisult 1-2 teises setis. Game'is on 15 tasa. Ja väga hästi mängis praegu Ivan Kakhov. Väga ilus punkt tundliku käega. Ja 15-30. Ja hästi mängitud 30 tasa. Ja nimetatud mängija võitja läheb kokku 16 hulgas rootslase Christopher Solbergiga. No. Vähemalt Ivanovile on see suhteliselt selline vastane, kes on samuti võidetav, nii et on vaja see mäng nüüd veel. Ai, ja nüüd väga paha eksimus. Tõenäoliselt muutis oma otsuse ära. Algul tahtis mujale palli lüüa ja seetõttu eksis. Ning esimene murdepall Ivan Kakhovile selles mängus. Aga sellise libeda seisu peal, et Ivanov on taga 1-2 teises setis. Tähtis punkt, väga tähtis punkt. Ilusti esimese servi sai sisse, aga vastane tõrjus päris ilusti. Ja pommitas, mida pommitas Kakhov Ivanovi tagakätt. Game'i ei suutnud kätte saada, nii et mäng tasa. Tasavägine mäng, aga tundub, et natukene väike käik on Ivanovil varuks olemas. Seda näitas ka esimene set, mille ta võitis 6-4. Ja supermäng Ivan Kakhovilt. Venitas viimse piirini ennast ja mitte ainult sai löödud, vaid lõi passeerlöögi Ivanovist mööda, kes oli võrgus iseenesest valmis heal positsioonil, aga see oli selline pall, mida väga raske mängida. Ja aimata vähemalt oleks. Nii et teine murdepall nii mängus kui ka selles game'is Ivan Kakhovile. Ja ongi see Ivanovi probleem, teine serv väga pehme. Ja mitmendat kordi ja erinevates mängudes me näeme, et see serv on rünnatav, õigemini haavatav on ja vastased saavad rünnata sellelt servilt. No, seis oli ka selline, just venelane mängis igati õigesti. Nii et esimest korda ka Ivanovi serv murtud ja 3-1 teises setis ees Ivan Kakhov. Väga hea serv. Kohati forsseerib üle vene mingi vähem kogenum ja näitabki vist seda, et natuke rahu. Võib-olla veidi tasakaalukam, siis võiks Ivanovil veelgi rohkem raskusi. Ja serv taga ka alla. 15 tasa.
30-15. Ükskõik kui kaua veel see mäng ei kesta, mida me vaatame, igal juhul kohe peale seda ilma suurema pausita hakkab Anton Pavlovi mäng sakslase Sebastian Wagneri vastu. Ja sellisel huvitava koha peale ja teeb topeltvea. Ja topeltviga oli praegu. 2 topeltviga järjest. Mitte miski ei näidanud, et see võib juhtuda, aga ega me ei tunne ka nimetatud mängijat esimest korda. Näeme tema esitust ja oligi tema esimesed 2 topeltviga ja need mõlemad selles game'is. Selles mõttes oluline game mõlemile, et äsja murdis Kahhov Ivanovi servi. Nüüd mängis väga kindlalt. Punktiks ilusti ja mäng tasa. Teises setis mängi igal juhul kumbki juurde keeranud. Ei. Tõenäoliselt Ivanov tahtis rütmi vahetust praegu, aga löök ebaõnnestus ja edu Kahhovil. Väga hea serv ja Ivanov sai küll reketi vahe, aga see ei päästnud. Ja nii on Kahhov läinud 4-1 ette teises setis, kuigi Ivanovil oli ka murdepall. Pidas oma servi vaatamata sellele Kahhov ja pole sugugi lihtne. Üksikmängus on seni siis põhitabelis 2 Eesti mängijat kaotanud. Mõttes Siimur ja Hendrik Inno eelnevates mängudes. Ivanov on veel võistlust tules. Nii-öelda meie suurim lootus sellel turniiril. Peale teda siis, nagu ma ütlesin, on platsile tulemas Anton Pavlov sakslase Sebastian Wagneriga. Paarismängus on olukord selline, et olukord selline, et üks vähemalt keegi eestlastest jõuab igal juhul poolfinaali, sest veerandfinaalis mängib Ivanov, mis on Valgevene saab Vassilevskiga paaris, nad on teine asetus, mängivad Eesti duetti Alan Brašinski ja Kaul Kiur Saare vastu. See mäng peaks plaanide järgi homme olema. Vabandust, on tegelikult veel üks Eesti paar on veerandfinaalis. Hendrik Inno ja Henri Nael, kes
mängivad esimesena asetatud hispaanlaste Arenas Gualda ja Hernando Ruano vastu. Et sõltumata nüüd lähima 2 mängu tulemusest kindlasti saame ka homme jälgida Eesti mängijate esitusi. Õnneks see game on nüüd kindlalt tulemas Ivanovile. 40-0. Homset ajakava veel ei ole, et siin Pärnus on mängud algavad kell 11. Täna eestlaste mäng on küll 12 paiku. Aga ajakava saate jälgida kindlasti ka Delfist, Tenniseliidu koduleheküljelt ja ka ITF-i koduleheküljelt. Tavaliselt ajakava valmib õhtul hiljem. Aga kes satub Pärnus olema, siis olete tere tulnud Pärnu tennisehalli Tammsaare puiesteel. Korralik tennisehall ja üle pika aja siis Pärnus ka täiskasvanute rahvusvaheline turniir. Üle 10 aasta pole neid siin olnud ja seni nad on olnud ka välitingimustes liivaväljakutel. Nüüd siis on loodud ka sellised tingimused, et saab tegelikult juba aastaid on see hall siin püsti. Aga jah, peale noorte või laste rahvusvahelisi turniire pole siin peetud. Usutavasti jääb ka järgmine aasta või säilib see traditsioon, et Eestis on ITF-i turniire mitte 1-2, vaid rohkem. Ja just tore on see, et kaasatakse ka regiooni nende läbiviimisesse. Ja näib, et saadakse väga hästi hakkama. Tartus klappis kõik ja ka Pärnus. Asjad kontrolli all ja usun, et kui meil õnnestub, siis me teeme ka turniiri direktoriga intervjuud Tiina Postiga. Oodame talt selle nõusoleku saada ja siis uurime ka Pärnu tennise kohta informatsiooni tema käest. Ja väga hea serv. Ivanov näitab, et pole mitte midagi teha ja nii nagu Ivanov eelmine game võitis kindlalt, siis seda game omakorda on Ivan Kahov väga kindlalt võtmas. Jälle väga hea serv, kuid nüüd oli Ivanovil õnne. Pall sõna otses mõttes vajus vastase poolele ja 40-15. Aga päästas seda game'i veel ja lisaks vastase servilt on keeruline. Väga võrdne mäng olnud. Kokku on punkte tegelikult Vene mängi isegi rohkem võitnud. 50 punkti. Ja sama seis. Mõlemad on jah 50 punkti võitnud, kuigi siis settidega Ivanov seni ees veel. Supermäng Ivanovilt. Et küll nüüd peaasi, et see liiga hilja ei ole. 40-30. Kõrvalväljakul toimus mängus on Tallinna turniiri finalisti Elistratov läinud 3-1 ette Mattias Wunneri vastu. Sai ikka hea servi, aga õnneks Ivanov tõrjus. Jaa, ei olnud lihtne Ivanovil sugugi see pallivahetus, aga punkt on saadud ja tasamäng. Jah, 40-0 oli Vene mängi ees, muidugi 40-0 peal oli õnnelik löök Ivanovil, kus pall kukkus vastase poole. Nii, ja nüüdki sai palli mängu ilusti. Ja eks see tõrje oli natuke õnnega pooleks, aga vahet pole. Vastane läks katma seda poolt, aga oli juba nii jäi hiljaks igat, et palli ei suutnud tabada ja murdepall, nii ootamatu, kui see ei tundu. Ega Ivanovil palju võimalusi ei olegi vastase servi murdmiseks, see ja veel üks game. Eelmises
Kahhovi game'is oli ka Ivanovil üks murdepall, vaatame. Ja hea serv ja sai palli mängu. Sellepärast pommitabki Ivanov tõenäoliselt vastase eestkätt pidevalt, et üldiselt on ta sealt päris ilusaid lööke teinud, aga ei pidanud vastu. Tahtis poolt vahetada, mängiti krossi. Üritas nii-öelda vahelduseks mängida joont ja sealt selle pealt ka Vene mängija eksis. Et Ivanov kannatas paremini ära pallivahetuse ning murdiski vastase servi selles mängus teistkordselt ning kahandas kaotus teises setis 3-4 ja sisuliselt on mäng nüüd tasakaalus teises setis, et mõlemad on ühe breigi teinud. Tuletab meelde, et Vene mängija oli siin selles viimases game'is oli 40-0 ees. Kindlalt mängitud, kontrollitud punkt. Ja vale otsus Kahhovilt, mida ta üldse tahtis seal löögiga teha. Ja 30-0. Ja nüüd on Ivanov näitas oma võimu. 40-0. Ja game Ivanovile ja 4-4 teises setis. Alles oli vastane 4-1 ees. Ja seisul 4-2 oma servilt 40-0 ees. Ja olukord on muutunud, nüüd on tasakaal teises setis 4-4.
ja igati ilus esitus. Survestas Ivanovi, kuigi Ivanov saab vastase tempoga üldjuhul väga hästi hakkama, et siin nagu probleeme iseenesest pole, aga no nüüd mängis lihtsalt hästi. Ei tabanud palli korralikult ja out 30-0. Eksis Ivanov ja lihtsalt 40-0 Kahhovile. Ei, siin ei andnud, kui eelmises servi game'is oli Venel 40-0 ees ja oskas game ära kaotas, nüüd hoidis kindlalt, nägis tõesti hästi. Võimalus oli, nii lõi palli ära ja 5-4 juhib Kahhov teises setis. Aga servi muretega on seis viigis, ma näeme, ta on ühe korra servi murnud teises setis. Nauditav mäng on olnud. Tempo on päris kõrge ja tuleb sisse ka päris pikki punkt. Kui me võrdleme eilseid, või tähendab, vabandust, tänaseid kahte eelnevat mängu, et seal nii tihti pikki pallivahetusi ei olnud. Ning kõrvalväljakul on Elis Stratov vastase Wunneri, sakslase Wunneri vastu juhtimas 5-2. Tasapisi saavad täna turniiri põhitabeli vabariigi mängud läbi. Homme saab jälgida 8. finaale. Just nüüd. Ja oli viga, kahjuks topelt viga. 30-15. Teine topelt viga Ivanovilt, vastasel neid 3 olnud. Ässasid seest vaid 1. Vastal on servinud, ässasid koguni 7.
ja supermäng Kahhovilt ja 30 tasa. Selles mõttes see topeltviga oli pahal hetkel ja 30-0 ees ja annab vastasele veel mingi teatava võimaluse. Õnneks 40-30, et ei saanud siin Kahhov murdepalli. Iga. Väga pehme teine serv oli, õnneks siin vastane ei kasutanud seda ära piisavalt. Kahtlane pall oli, aga ju siis ta ikkagi out oli. Kohtunik otsust muutma ei hakka, sellepärast kui kohtunik hakkaks selle peale vastase või mängi emotsiooni peale otsuseid muutma, siis ei oleks võimalik üldse neid mänge juhtida, sellepärast et seda hakatakse kohe ära kasutama. Aga jah, ta isest joone pealt ise lõi ja nägi paremini. Ivanov vähemalt siin selles mõttes emotsiooni näita, kus see pall oli ja ega olulised game'id, 5-5. Raskes positsioonis sai sellise madala pallile Ivanov tagasi. Ei saanud vastane hakkama. Ja 0-15. No magus oleks, kui nüüd suudaks servi murda ja ei ole mõtet seda mängu nüüd küll kolmandasse setti mingil juhul lasta. Liigselt väsitada ennast järgmisteks mängudeks. Aga ja vasaku käelise. Hea servi, see just see jälle see teine kast, kus on reeglina vasakukäeliste serv eriti efektiivne. 15 tasa. Ei tabanud palli. 15-30. Tõsiselt öelda, et siin saalis pime nüüd oleks, ei saa öelda, et peaks vastama. Valgustus peaks vastama enam just nendele normidele, mis sellisel turniiril peavad olema, aga ja nüüd oli out. Viisteist 40. Kaks murdepalli. Ei. 30-40.
esimene servidult välja nüüd on Ivanovi võimalused suuremad. Ja Ivan Kahhov ei jäta midagi uus hooleks, survestas kohe Ivanovi ja ei saanud korralikult jalgu paika, et otseselt ei olnud, et lipe on, aga kuidagi tasakaalust oli väljas igal juhul Ivanov ja kindel viga, mäng tasa. No, praegusel hetkel need murdepallid olid kulla hinnaga. Ei. Ja pommitas eest kätt ja korra vahetas poolt, lõi taga Kalle vastasele. Huvitav jah, kas ta siis on mänginud selle Kahhovega varem või mitte, aga igal juhul eest kätt ta pommitab põhiliselt. Sealt on tulnud vastaselt ka mitu vinnerit, aga samas ka lihtviga. Edu Kahhovil. Natukene jäi madalaks, kattis üle selle küünalpalli Ivanov ja päris peenelt palli tagasi ja 2 murdepalli, mis sisuliselt peaaegu sama väärt kui matšpallid. Ei ole midagi teha, et nii et teises setis 6-5 Ivan Kahhovile. Kui Ivanov nüüd järgmises game'is oma servi peab, siis tuleb kiire lõppmäng. Ja kõrvalväljakul Jevgeni Listratov võitis esimese seti. Sakslase Mattias Uuneri vastu 6-3. On alanud teine set. Ja peale olemasolevaid mänge ja ka mis me varem peetud, ongi jäänud 2 mängu ainult Anton Pavlovi ja Sebastian Wagneri vahel, mis siis teatavasti hakkab pihta peale Ivanovi ja Kahhovi mängu. Sellest teeme ka ülekande. Šveitslase Adrian Bosseli ja Aleksander Publiku Venemaa kohtumine. Game'i esimesed punktid kohe ära võtta, et mitte anda üldse vastasel võimalustki servi murdmiseks. Esimene serv peab sisse see. No, 30-0. Läheb kõik plaani järgi. Siuke ebamugav serv, ei olnud võib-olla üldse tugev serv, aga ja vindiga vastane ei olnud üldse valmis. 40-0. Ja
täitsa metsa see veel ja 6-6 teises setis ootab meid siis kiire lõppmäng. Esimene sett Ivanovile 6-4. Üks. Äss. Teine äss Ivanovil sellest mängust, aga olulisel hetkel. Nii et kiires lõppmängus 2-1 Ivanovile. Avaringi kohta väga korralik vastane Ivanovil. Pigem võiks Vene mängija kohta öelda, et teil ei olnud loosi õnne, aga no veel on vara. Ei ole Ivanov seda matši veel võitnud. Teine serv. Ja täiesti praegu logises servi tehnika. Viskas palli veidi madalale ja kiirustas. Ja 3-1 Ivanovile, esimene mini-break tehtud. No, kohe otsa see äss. 3-2. Korralik serv Ivanovilt. Ja vastase lopp ebaõnnestus. Ivanovi õnneks, et tegelikult oli seal aega vastasel lüüa võinud ja ise ütlebki praegu, et oleks pidanud lööma, mitte loppi proovima. Oli võimalus lüüa ka teravalt passeeri, aga seda ta ei teinud ja see otsus oli vale, mis ta lõpuks tegi ja nii 4-2 Ivanovile. Esimene servi sisse nüüd. Ivanov ja Hillusega on teine serv. Eelkõige huvitab see, mida vastane teeb teise serviga. Survestaski Ivanovi, aga järgmine löök ebaõnnestus. Ning Ivanovi edunumbrid 5-2. Võidust lahutab 2 punkti. Ühe mini-breigiga peal. Ja Vene mängija seis on üsna kriitiline. Võrgu puude, iseenesest oli hea serv. Võrgu puude esimene serv läheb kordamisel.
servis kehasse suhteliselt ja ka tõrjutav oli see serv paraku out ja 5-3 Ivanovile. ja hea serv, nüüd oli tõesti hea serv. Ei jõudnud korralikult pallini ja 5-4 Ivanov. Ja praegu Edu on ikka veel ainult tänu sellele minibreigile, mis oli tehtud kiire lõppmängu alguses. Tarvis esimest servi. Ei tule seda. Topeltviga ka veel kaugel sugugi, aga nüüd Ivanov teeb ise lihtsa vea. No ei saa ära vormistatud. 5-5. Järgmine punkt siis tähendab seda, et kas matšpall või setpall. Setpall siis oleks vastasel ja matšpall Ivanovil. Nüüd tuli suht korralik serv, aga lihtne viga. Vastu liikumist tahtis lüüa praegu Ivanov. Ja 5-2 oli ees, aga nüüd on 6-5 Ivan Kahhovile ja saab servida ka teise kasti, vasakukäeline mängija, nii et kas tõesti libiseb see set nüüd ära. Siin aitas Ivanov ise kõvasti kaasa muidugi sellele. 4 punkti järjest ja ühe servi tõesti vastane tegi hästi, aga ülejäänud 3 punkti on ikkagi Ivanov ära andnud. 3 punktine edu on nüüd muutunud 1 punkti kaotusseisuks. Ja nüüd oli väga selline 50-50 otsus, võis olla viga. Ivanov mängis hästi ja tubli. Ei olnud lihtne. Aga muidugi suureks abiks oli see, et esimene serv oli napilt viga. See aitas praegu kõvasti Ivanovi. Ei olnud kaugel seti võit venelasel, aga seal on kõik lahtine. 6-6 poolt vahetus. Huvi on suur siin ja Pärnu tennishall. Teisel korrusel on palju pealtvaatajaid. Ai, natuke hiljaks tuli, aga ei olnud palju ei jäänud puudu. Teine set pall Kahhovile. 7 Ivanovi poolt vaadatuna. Tuleb pall ära võtta võrgust kindlasti ja nii ta teebki Ivanov. Igal juhul esimene serv on vaja saada, teine serv. Teise serviga satub Ivanov kohe surve alla. Läheb pikaks ja nüüd teise servi veel väike paus. Ja reket läks vist vastu jalga enne lööki. Igal segane seis ei tabanud vastane pall üldse ja 7-7. Ka närve sööv on see kiire lõppmäng. Praegugi oli üks löök Ivanovil kergelt raami tabamusega maandus joone äärde, et siin oli lihtviga oli väga tulema. Väga lähedal. See punkt ära võtta igal juhul, sest et järgneb vastase servi.
võrgupuude ja esimene serv. Vastasele tundus, et see oli viga, aga meie vaatevinklis siin on raske öelda, mis see siis pall oli, aga kohtunik luges sisse. Korralik esimene serv. Jaa, hästi mängitud. Ja nüüd siis esimene matšpall Ivanovile. No nii palju on, et küll vastase servilt. Nii, mis kõige tähtsam, vastaseni servi ei õnnestunud. Teise servi tavaliselt paneb väga suure vindiga mängu, aga kindlasti ma ei usu hästi, et ta lööb tugevalt jõu peale seda. Ja nii ongi, ei kannatanud ära Ivan Kahhov seda olukorda ja kaotas oma pallingu, mis tähendas, et Vladimir Ivanovile võit 6-4, 7-6. Tiebreak 9-7. Tuletan meelde, et Kahhovil oli ka 2 setpalli. Nüüd õnneks kõik läks hästi ja Ivanov mängib järgmises ringis rootslase Christopher Solbergi vastu. Nüüd väike paus ja saame jälgida ka Anton Pavlovi esitust. Olge meiega!